Rahvusvaheliselt tunnustatud Tel Avivi tantsija, koreograaf ja ajakirjanik on andnud ütlusele tango tantsimiseks on vaja 2 uue tähenduse. 2024 aastal kutsuti Ori Linkevski esinema tuntud Bergeni Fringe festivalile Norras, kuid seoses jätkuva sõjaga Hamasi vastu mõni kuu hiljem tema esinemine tühistati, kuid ta keeldus vaikselt kõrvale jäämast. Ja paar kuud tagasi võitis Ori diskrimineerimisvastase kohtuasja ja ta liitub meiega siin stuudios. Hei, tšau, tere! Kõigile vaatajatele Ori koos olid My 24 Days Weekly saates juba varakult sage külaline. Nii et on tore sind näha kahjuks sellistes oludes. Sa ei osanud seda ette näha. Sa ei osanud aimatagi, et nii läheb. Räägi kõigepealt meile projektist enne kui jõuame selleni, mis juhtus, sest sa võtsid seda asja väga tõsiselt. Sa olid kogu selle aja rase 9 head kuud, kui tulid stuudiosse nagu sünnituse käsiraamatusse. Ma mõtlen, see oli väga julge etendus. Sa ei karda piire nihutada, kui teemadest rääkida. Ilmselt mitte. Ja, Birth Preparation Course on sooloetendus. See on tantsuteater. See on ulmeline uurimus maa sünnitustavadest, mida jutustab tulnuka liik kauges tulevikus sügaval kosmoses. Ja ma esietendasin selle 2021 aastal Ako Fringe'i teatrifestivalil ja sellest ajast alates on see rahvusvaheliselt tuuritanud ja Bergen pidi olema üks selle tuuri peatustest. Just täpselt. Selgita siis, mis juhtus. See on koht, kus oled varem käinud ja see on üsna tuntud festival. Nad kutsusid sind ja see oli juba pärast 7. oktoobril. Kas see on õige? Nad olid mind kutsunud 2023 aastal, enne kui sõda algas. Ja sel aastal ma ei saanud minna, sest mul olid teised tuurid. 2024 aastal kutsusid nad mind uuesti, mis oli väga tore. Mind oodati ja siis paar kuud pärast seda, kui sain nende ametliku kutsekirja, sain festivali poolt teise kirja, kus öeldi, et nad tüvistavad mu kutse, sest nad ei taha anda minusugustele inimestele platvormi. Wow. Kuidas sa sellele reageerisid? Ma mõtlen, et see pidi valus olema. Ma mõtlen, see ei olnud üllatus. Me kõik kogesime selliseid asju. Ma mõtlen ikkagi, aga eriti just mõni kuu pärast 7. oktoobrit. Kuidas see sind emotsionaalselt, enne kui juriidiliselt mõjutas? See oli tõesti üllatav. Ma mõtlen, muidugi oli konflikt väga üle jõu käiv ja me olime sõja esimestel kuudel. See oli väga intensiivne. Siin intensiivne ja turvariskid ja kõik muu. Meil oli siin palju toimumas. Ma arvan, et see oli minu jaoks lihtsalt nii jultunud solvang, et keegi nagu sina ei saa esinemisvõimalust ja mida see täpselt tähendab. Ja kas see on sellepärast, et ma olen juut või sellepärast, et ma elan Iisraelis? Mul oli palju küsimusi. Ma olin paar päeva sellepärast tõeliselt kurb ja siis vastasin ma festivalile e-kirjaga, väljendades, kui nördinud ma nende otsusele olin. Me kirjutasime paar korda edasi-tagasi ja asi läks aina hullemaks ja siis kuidagi paisus veelgi suuremaks. Selgita ka seda, see on huvitav. Nii et probleem oli festivalis, mitte Norra valitsuses. Nii et lõpuks tekitas see Norra meedias palju kajastust kuni selleni välja, et festival ise pandi kinni. Jah, nii oligi. Tolle aasta festival jäi ära. Nad kaotasid oma rahastuse, nad said palju negatiivset meediakajastust minu olukorraga seotud sündmuste tõttu ja nad on sellest ajast alates festivali uuesti korraldanud. Nii et see pole igaveseks kadunud, mida tegelikult nad lasevad tal vabandada. Kas sind on jälle kutsutud? Ei, ma olen esinenud Birth Preparation Course'iga Bergenis ja teise oma tööga tantsuetendusega Oslos teise platvormi kaudu. Mind ei ole. Sellest ajast peale ma ei ole seda tegelikult uuesti teinud. Sa otsustasid täiesti lõpuni minna ja valida juriidilise tee ning saada selline õiguse mõistmine, mille sa said alles mais paar kuud tagasi ja sa panid sellesse palju aega, energiat ja emotsioone. Aga miks oli see samm vajalik? Isegi kui sa võiksid öelda, et see juhtus, aga sa ei saanud sellest midagi enamat peale kinnituse ja õiguse mõistmise. Ja see kinnitus, et see polnud ainult minu tunne, et mind on tagasi lükatud. Pigem on nende keeldumine mind vastu võtta rahvuse või usu tõttu seaduse vastane. Ja see oli minu jaoks oluline avaldus. Ma tõesti kaalusin, kas see oli õige asi, et see avalikuks teha ja kas õiguslikke samme astuda oli õige. Mul oli advokaat, Norra advokaat, kes oli väga toetav. Ja ma arvan, et ilma temata
poleks ma otsustanud seda teed minna. Aga ma olen õnnelik, sest see pole ainult minu isiklik lugu selle ühe festivaliga. See puudutab seda, mida Iisraeli kunstnikud ja teised kunstnikud teistest riikidest asi ei ole ainult kahjustustes maailmas, ma mõtlen, et seda on palju juhtunud, nii et see on tõesti pretsedent, mille üle võiksite uhked olla, kuna selline pretsedent on nüüd olemas, sest ma olen kindel, et selliseid asju juhtub veel, millest me lihtsalt ei kuule. Absoluutselt, ma arvan, et nii paljud kunstnikud, Iisraeli kunstnikud on olnud boikoti all ja ka Vene kunstnikud on viimastel aastatel olnud boikoti all. Ja kogu kultuuriliste ja kunstiliste boikottide ning akadeemiliste boikottide kontseptsioon on praegu meie maailmas väga suur probleem, eriti siin Iisraelis elades. Kas see aitab kaasa piirkonna stabiilsusele ja tulevikule või kas see, et meid ei kutsuta, aitab konflikti lõpetamisele kaasa? Ja kas see on õige koht, kuhu inimeste energiat suunata, et siin piirkonnas paremat reaalsust luua? Räägime ka sellest, et sa oled välja töötanud uue versiooni sünnitamisest inimese vaatenurgast. Räägi oma suvisest lastelavastusest ja sellest, kuidas see on muutunud millekski, mille põhjal võiksid kirjutada lasteraamatu. Räägi meile pealkirjast. Ja, ma olen võtnud birth preparation course'i ja vaadanud seda läbi selle inimese prisma, kes sünnib, läbi lapse, sest tegelikult on ju iga inimene planeedil sündinud. Etendus kannab nime How did I get here ja see esietendub Pikuriai Teen Centeris Tel Avivi kesklinnas augusti lõpus nende festivali raames. See on ka ulmelise kogemusega etendus, mis uurib, kuidas me siia planeedile elama sattume ja mis see planeet üldse on. Ja loodetavasti saab see olema väga naljakas ja väga informatiivne. Kuidas sa siis lasteni jõuad? Too mõni näide. Ma mõtlen ulme, kas see on midagi, mis paneb neid naerma, kas see on hariv, kas see on mõeldud šokeerima ja hämmastama? Nagu mis on, ma arvan, et see on loodetavasti nii. See on hariv ja paneb neid naerma ning kaasab neid. Publik osaleb palju. Olen õppinud žongleerima selle etenduse jaoks, nii et mina olen žonglöör. Žongleerides mõne publikus oleva lapsega. See on väga interaktiivne. See on interaktiivne. Seal on väike kosmoselaev. Lapsed. Lastele meeldivad tõesti kosmoselaevad ja roo. See kasutab umbes sama lavakeelt, mida ma kasutasin birth preparation course'is ja teeb selle lastele, nooremale publikule kättesaadavamaks. Imeline, suur aitäh sulle ja on tõesti tore sind jälle näha ning jätka samas vaimus. Aitäh! Suur aitäh, Ori!